Tere tulemast meie brändnimega Sina juba 36. laivi. Minu nimi on Evelin ja minuga siin on Olesja ka. Kui me ei ole sinuga tutvunud veel enne, siis me lühidalt tutvustame ennast, aga täna meil on hästi põnev külaline taas, keda me siis tutvustame ka kohe peale seda. Tere ka minu poolt ja rõõm virtuaalselt kohtuda nendega, kellega me oleme juba 36 korda kohtunud. Tere tulemast ka neile, kes alles nüüd meiega liitusid. Mina olen Olesja Saue, olen marketingi strateegia koolitaja. Aastaid olen tegelenud ettevõtlusega ja viimased aastad tegelenud sellega, et aitan erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia. Kui me sotsiaalmeediast räägime, siis me alati peame rääkima inimestest ja siin tuleb mängu persooni bränding ja see on meil Eveliniga üks ühine kirg ja ma loodan, et kõik meie live vaated, siis me suudame ka sinus tekitada huvi persooni brändingu vastu, sest väga siiralt usume, et inimesed alati teevad äri inimestega ja ostavad tooteid ja teenuseid inimeste, mitte ettevõtete käest ja läbi persooni brändingu on sul võimalik saavutada ükskõik mis eesmärke. Ja minu nimi on Evelin. Lisaks sellele, mis Olesja juba rääkis, et mulle meeldib ka persooni bränding ja absoluutselt sotsiaalmeedia, siis lisaks ma aitan ka erinevaid ettevõtteid niisama brändingus ja turunduses ja müügitegevustes. Ja paar aastat tagasi saime Olesjaga tuttavaks ja hakkasime tegema persooni brändi koolitusi. Andsime välja ka raamatu, sest tegelikult me nägime enda ümber hästi palju selliseid väga ägedaid inimesi, kellel oli sisu väga palju, aga võib-olla see selline pakendi kokkupanemise tööriistad puudusid ja mõningatel juhtudel ka võib-olla selline julgus astuda see samm ette, aga täna meil on siin Kaisa külas ja Kaisaga me tegelikult räägimegi sellest julgusest astuda samm ette hästi palju, aga Kaisa, äkki sa tutvustad ennast kõigepealt ise? Tere, kõigepealt suur aitäh kutsumast, et mina olen Kaisa, mina olen SEB pangas keerulise ametinimetusega Talent Acquisition Partner, aga ma arvan, et kõige õigem on minu kohta öelda värbumispartner, et SEB-s ma siis aitangi tuua talendid meie juurde, teen päris palju sellist tööandja brändingu teemalist tööd ja samas ka sellist koostööd ülikoolidega ja noortega. Need on võib-olla põhiasjad, mis minu laual tavapäraselt on. Et meie tegelikult Kaisaga puutusime juba, ma arvan, et sellest on juba mingi aasta või võib-olla isegi rohkem tagasi kokku, kui me hakkasime siis Kaisaga koos kokku panema sellist põnevat projekti nagu SEB brändi saadikute programm. Et Kaisa, äkki sa räägid selle tekkelugu ka, et nii äge, et selline suur korporatsioon on selliselt nii-öelda toetanud oma töötajaid, et aidanud neil areneda ja siis nii suurelt oma õla alla pannud. Ja, et me eelmine aasta tõesti hakkasime selle peale mõtlema, plaanid olid suured ja siis tuli kevad peale, et pidime ju vara kevadel alustama selle programmiga, aga miks me üldse seda tegema hakkasime, oligi see, et meil on majas väga ägedad inimesed, kes teevad väga ägedaid asju, muudavad koos pangandusmaailma ja selle tulevikku, aga keegi ei tea neid inimesi, kes siin sees on ja väga vähesed teavad, mida me päriselt teeme. Et jah, me oleme mingite inimeste jaoks pangakaart rahakotis või nii-öelda veebileht või pangakonto, kuhu tuleb palk, kus saab vaadata, palju raha kontol on, aga tegelikult, mis siin taga kõik peitub, et me tegelikult ammu ei ole see lihtsalt pangakaart rahakotis, kui nii võib öelda, et me oleme ikkagi, ma arvan, üks suur selline innovatiivne ettevõte. Ja nagu ütlesin, et tõesti, et proovime seda pangandusmaailma muuta ja tulevikku muuta selles mõttes. Ja tekkiski mõte, et tahaks, et inimesed teaksid, mis siin toimub. Et me ei ole ka ainult selline majandusvaldkond või finantsvaldkond, et meil on ka väga põnevad IT-ametikohad siin pangas ja väga ägedaid suuri IT-tegusid saab meie juures teha. Ja kuidas muud moodi seda teha, kui läbi inimeste.
et eks me olime ammu kuulnud, et kes siin vaikselt küsis, et mida ma võin näiteks enda sotsiaalmeedias jagada selle kohta, kus ma töötan või et mida üldse tohin teha ja kuidas teha. Et ma arvan, et see oli üks nendest põhjustest, et mingisugust sellist initsiatiivi juba märkasime, mingeid inimesi teadsime, kes on aktiivsemad, aga kuidas saada see suurem punt kokku ja pakkuda neile väärtuslikku sisu, et selleks tulevadki professionaalsed koolitajad ju tegelikult appi, et meie võime siin küll teadusartikleid lugeda, brändiuuringuid, teie raamatut, et mida iganes enda täiendamiseks teha, aga meil puudub see kogemus, nagu teil on ja kelle poole siis veel pöörduda kui oma ala professionaalide peale, et koos see äge programm kokku panna. Kas siis, kui te panite seda programmi eelmisel aastal, et kui lihtne või küsiks niimoodi, et millised olid sinu ja SEB ootused siis ja millised on tulemused täna? Ma arvan, et me lootsime, et äkki mingid grupid ikka kokku saame, et meil oli ju 4 gruppi. Algselt planeerisime 3, et olekski selline jaepanganduse valdkonnast, näiteks nõustajad, et oleks finantsinimesi ja et oleks ka sellist IT ja äriarenduse poolt. Aga ootamatult oli huvi nii suur, et avasime ka sellise suurema grupi, kuhu siis kõik olid oodatud, kellel vähegi huvi ja jaksu oli panustada. Et ma arvan, et see oli see esimene ootus, et saaks need grupid täis, saaks need inimesed, kes päriselt tahavad midagi teha. Et tõesti, et ma arvan, et see oli see kõige suurem eesmärk, et leida need inimesed, kes tahavad panustada, kellel on aega ja huvi sellega tegeleda. Ja nüüd, mis see reaalsus on, et me saime enda gruppidesse natukene alla 50 inimese, mis on esimese lennu kohta, ma arvan, et päris suur ja arvestatav number. Ja tõesti, et need on väga aktiivsed inimesed, kes tahavad näidata, mida nad teevad ja teevad seda väga hästi. Et ma arvan, et see võit, mis see programm meile tõi, et tõesti nüüd juba inimesed teavad, kes meil pangas töötavad. Et ma arvan, et see on üks selline suurim boonus selle programmi juures meie jaoks. Ja, et meie kindlasti oleme samamoodi hästi üllatunud, sest me oleme neid programme päris mitu teinud, neid erinevaid brändisaadikute programme ja see, et kui suur teie majas see huvi oli ja kui aktiivsed inimesed olid, nii et meie poole Oleisiaga on pöördutud, et mida nendele inimestele makstakse või mida neile tehakse, et nad nii palju postitavad, sest lõpuks seal tuli üle 1000 postitused, et selles mõttes see oli täiesti uskumatu, et kui särasilmselt ja kuidas nad tegelikult tahavadki jagada seda teie ettevõtte lugu ja kõike seda sisu poolt, et see ju kindlasti hakkas teil ju varem juba, et mida te olete teinud selleks, et teie töötajad nii särasilmsed on ja jagavad hea meelega kogu seda põnevat maailma, mis teil seal toimub? Ma arvan, et kõige suurem põhjus ongi see, et meil oli see programm, et nad said teada kõigepealt, et mis see persoonibränd on, mis kasu nad ise sellest saavad, kui nad natukene hakkavad juba postitama ja samas ka see, et me tutvustasime ka SEB brändi, et nagu ma enne ütlesin, et küsivadki tihtipeale inimesed, et ma tahaks jagada küll, aga ma ei tea, kuidas, ma ei tea, mida ma tohin teha, kust ma üldse alustada võin, millised on need kanalid, et ma arvan, et see, et nad said selle julguse ja neil oli võimalus koos koolitajatega ja oma arengupartneritega mõelda selle peale ja päriselt hakata siis toimetama, et ega see lihtne töö ei ole ja nagu sa ütlesid, et ega keegi meile selle eest lisaks ei maksa, et me jagame midagi, sest see ongi see võib-olla õhinapõhisus, läbi mille me teeme seda, sest et meie ise usume sellesse, et meil on siin äge, sest päriselt ka on ja me tahame, et teised ka näeksid, et see ei pea olema tingimata see, et ma näitan oma tööd reaalselt, mina kui värbamispartner, vaid näiteks üks minu isiklikke populaarsemaid postitusi oli see, kui ma tulin puhkuselt tagasi ja minu kolleegid olid laua ära kaunistanud, enam ei teadnud, kus kohas on mu laud põhimõtteliselt ja näitasin hoopis seda, et milline tunne on tulla kontorisse tagasi, et kes oleks uskunud, et SEB-s
selliseid ägedaid asju ka tehakse, et tihtipeale arvatakse, et suur korporatsioon, üsna selline kinnine, võib-olla natukene isegi igav, aga tegelikult ei ole ja seda me tahame ka välja näidata ja ma arvan, et see päris elu näitamine on ka selline asi, mida meie saadikud hea meelega teevad. Inimesed kindlasti hea meelega ka jälgivad, kui näidatakse päris elu, aga ütle meile nüüd ausalt, et kas teil kui SMV kui tööandjal on olnud mingit hirme seoses selle programmiga, et annad inimestele vabad käed ja lased neid sotsiaalmeediasse, jumal ju teab, mida nad seal postitavad, et kuidas teil on olnud sellega? Ja, et eks ikka algul, et ma arvan, et umbes paralleelselt, kui me tulime selle saadikute programmi teemaga SEB-s välja, oli meil ka LinkedIni profiilide selline ülevaatamise aeg või professionaalsemaks muutmise aeg ja eks seal olid need hirmud üsna sarnased, et mis siis saab, kui meie inimesed on nüüd nii nähtavad, nad näitavad välja, et kes meil siin pangas on ja mida nad siin teevad, et mis siis saab, kui keegi teine tahab neid enda ettevõttesse tööle. Et ma arvan, et see võib-olla oli selline kõige suurem hirm pangana, aga selles suhtes, et kui me näitame, kui äge meil siin on, siis tegelikult on see ju vastupidine efekt ka, et inimesed tahavad meie juurde tulla. Et ma arvan, et ei ole põhjust ette muretseda, et läheme samm korraga ja samas võib-olla kui keegi mingil hetkel tahabki organisatsioonist välja minna, siis seal on kindlasti ka mingid teised põhjused taga ja võib-olla on see koht, kus me peame ise endale otsa vaatama, aga samas eks ära minnakse ka selleks, et hiljem tagasi tulla või minnaksegi ära ju soojade suhetega enamasti, et kontaktid jäävad ja kõik selles suhtes ju on hästi. Ja ma arvan, et hästi oluline välja tuua ka seda, et brändisaadikute programm ei ole ju ainult persooni bränding, et brändisaadikute programm toobki kaks asja kokku. Üks on tööandja bränd, et inimesed saavad aru, et mis on ettevõtte jaoks oluline ja saavad ka läbi persooni brändingu aru sellest, mis on enda jaoks oluline. Ja kui nad suudavadki leida sellist õiget kokkupuutepunkti, siis nad hea meelega teevad seda, siis nad näevad enda jaoks praktilist väärtust ja iga kord, kui töötaja enda kirge ja sära silmades väljapoole jagab, siis tööandja saab ju sellest väga praktilist ja väga käega katsutavat kasu. Aga me oleme kuulnud juba, et SEB brändisaadikud on väga aktiivseks muutunud sotsiaalmeedias, aga kas sul on võib-olla mõni näide, et inimesed on konkreetselt sulle kirjutanud, et tahan tööle tulla sellepärast, et ma näen, kui äge teil on või seda muidu peaks veel ootama? Päris niimoodi vist ei ole veel olnud, aga tegelikult kirjutatakse küll, et ma ei tea, võib-olla on sellel mõju brändisaadiku projektiga, et inimesed näevad, mis meil siin toimub, aga päris palju ikkagi kirjutatakse meile, et mulle väga meeldib see ettevõte, mulle meeldib see, mida ma näen turul, et nad tahavad meie juurde tulla. Selliseid kirju ma saan küll, et ja alati me proovime vähemalt aidata või kui meil on ametikohti, kuhu neid paigutada või samas need on ju kõik kontaktid ka tulevikus, et kui hetkel ei saa teineteisele abiks olla, siis mine tea ehk tulevikus ja ma arvan, et üks asi, mida võib-olla lisada sellele eelnevale jutule, et mida see saadikute programm pangale võib-olla annab, on ka see, et ja miks saadikud seda teevad nii hea meelega. Me kõik tahame endale ägedaid kolleege, professionaalseid kolleege ja see on ka hea võimalus just meie saadikutel endale need kolleegid majja tuua, siis kui nii võib öelda, et kas või siis juhtide poolt töökuulutuste jagamine, et sellised väikesed asjad ja mine tea, äkki see on siis põhjus, miks kõik tahavad siia tulla üks hetk. Ja nii nagu me tegelikult hästi palju oleme rääkinud, et ega see persooni bränding ju ainult on üks tööriist, et tegelikult seda ettevõtte mainet kujundavad ju töötajad tänapäeval 24/7, et kas siis teadlikult või alateadlikult ja ikkagist ma arvan, et kõigi jaoks on see võit, kui nii tööandja kui töötajad ise teavad, et mida nad siis tahavad jagada ja kuidas nad tahavad jagada ja selles mõttes on see selline fair play. Aga mis minu jaoks oli hästi üllatav ja mis oli hästi tore, et kui palju erinevaid teemasid tegelikult teil seal majas on ja kui me rääkisime ka teie brändisaadikutega, siis tegelikult igaüks leidis enda jaoks sellise
oma missiooni või oma sellise teema, mida nad tahtsid siis jagada, et oli siis teie mingid väga innovaatilised lahendused või teie keskkonnale suunatud igasugused tegevused, et kasvõi see, et ma ei tea, kuidas kasvõi nõustajad mida kõike nad teevad oma klientide jaoks ja igasuguseid põnevaid uusi tooteid, mille fännid nad ise olid, et need olid kõik need teemad, mida nad tegelikult tahtsid jagada, et teil ongi nagu ütleme nii, et hästi-hästi palju erinevaid teemasid, et selles mõttes ma arvan, et saadikutel on lihtne, et lihtsalt tuleb valida oma selline lemmikteema välja. Aga ma mõtlen, et kui sa ise nüüd tagasi mõtled, et põnev aasta, väga palju tegemisi, väga palju siis sellist arengut, et kui sa nüüd täna alustaksid otsast peale, kas sa teeksid midagi teistmoodi? Kindlasti. Ma ei saaks ju samasugust programmi uuesti teha. Aga eks siin on see koht, kus tuleb võtta esimese lennu tagasiside arvesse, et mis seal võiks teistmoodi olla, et kindlasti sel korral ma arvan, et ma võib-olla paneksin veel rohkem rõhku ka meie tööandja brändile ja võib-olla tooksin neid näiteid, päris elu näiteid juurde ja tegelikult seda nii mõlema raamist, et nii persooni kui tööandja brändi vaatest. Et kõige rohkem ikkagi innustavad ju need päris näited, et tore on kuulda küll, mida ja kuidas teha, aga kuidas siis tehakse, kes teeb? Näiteid, et ma arvan, et see on selline asi, mida järgmine kord rohkem teeks. Ja küllap seal veel midagi leiab. Ja kindlasti toimuda füüsiliselt, mitte virtuaalselt. Tahtsin just täpsustada, et ideaalmaailmas kindlasti teeksin seda päris kohal olles, füüsiliselt koos olles, küll aga ma pean ütlema, et see, kui hästi see tegelikult ka digiversioonis õnnestus, oli väga hea, et küll aga kui peaks tegema digitaalselt uuesti, siis ma teeksin ilmselt natuke lühemad need koolituspäevad, sellepärast, et üks asi on istuda kõikidega koos ühes ruumis, ollagi pühendunud selleks, oled kohale tulnud, sul ongi kõikide meeltega oled ühes kohas. Küll aga, kui sa oled arvuti taga, väga lihtne on vastata kolleegile ruttu Teamsis või Skype'is, vaadata, mis need kiired meilid on, et jah, see kontakt nagu muidugi võiks olla, aga samas tegemata see ei jää, ükskõik kuidas. Et selles suhtes ma ikkagi usun väga seda, et kui tahe on olemas, soov on olemas õppida, siis saab see igat moodi tehtud. Sa mainisid näiteid, et sa kindlasti ise oled ka hästi aktiivne brändisaadikuna, et on sul silma hakanud ka teisi inimesi väljaspoolt, teie olete muidugi kõik hästi aktiivsed, aga väljaspoolt teie organisatsiooni, et on sul veel mõni teine valdkond silma jäänud või keegi, keda sa ütled, et et neid tasuks täitsa nagu jälgida ka, et päris hästi teevad? Esimene, kes mulle pähe tuleb, on üks mu suuri lemmikuid, Kristel Kruustükk, kellel on väga äge persoonibränd ja kelle persoonibränd on minu arvates hästi autentne. Et seal ongi see töö ja pereelu ja see, kuidas seda omavahel ühildada, et minu arvates see on väga inspireeriv. Ja samas, kui vaadata siin teisi ettevõtteid, ma võib-olla kedagi niimoodi ettevõttena konkreetselt välja ei toogi, aga samas eks igast ettevõttest leiab erinevaid inimesi, olgu selleks siis spetsialist, praktikant, tippjuht, et igal ühel on mingi selline väike asi, millest inspireeruda ja mida võib-olla oma sinna toolboxi ka kuskile paika panna, et äkki kunagi kasutaks seda mõtet oma versioonis. Kuidas sulle tundub, et kui oluline on see, et ka juhid näitavad eeskuju ja on ise väga edukad ja aktiivsed brändisaadikud või saab ka ilma selleta? Ei, ma arvan, et tänapäeval on väga-väga oluline, et juhid oleksid pildis, et tegelikult kas või värbamisel. Alati, kui inimene tööle tuleb, ta ju tahab teada, kellega ta kohtuma läheb esmalt või et kes on tema potentsiaalne juht ja kindlasti ta guugeldab. Ma võin nagu üsna kindlalt seda väita, et kindlasti sa vähemalt vaatad, mis see
missugune see inimene on, millega ta silma paistab, sest sealt tihtipeale tuleb välja ka see töökultuur, ettevõtte kultuur, tiim, kõik sellega seonduv ja samas ka juhtidel endal on see ju väga-väga hea võimalus näidata, et kes nemad professionaalidena on. Ja näiteks me siin pangas ka, et mitte ainult, et majast välja ei pea inimesed teadma, et kes see juht on, vaid ka majas sees. Et sellega seoses me olemegi siin viimased paar nädalat teinud selliseid reede hommikusi saame tuttavaks nii-öelda video podcast'e, kui nii võib öelda, kus siis meie tippjuhtkond saab usutletud muudel teemadel kui töö. Et ma arvan, et ka see on oluline pool, et näha seda inimlikkust selle tippjuhi taga, kui nii võib öelda. Et see on selline initsiatiiv, mis meie oleme siin panga sees tegema hakanud. Mine tea, äkki kunagi saavad teada inimesed ka väljaspool panka, kes meil siin tippjuhtkonnas või üldse juhtidena inimesed on, aga kindlasti professionaalidena ma arvan, et väga mitmed juhid ka meie juures paistavad silma. Ja et 100% oleme sinuga nõus, et tegelikult ka selle brändisaadikute programmi juures oli hästi tore, et teie inimesed tegelikult tõidki välja neid juhte väga positiivselt, kes aktiivsed on ja kes teistele ka tegelikult sellega eeskuju näitavad ja see ei ole mitte ainult töötajate jaoks oluline, vaid ka koostööpartnerite, ütleme ka klientide ja nii edasi, üleüldiselt samamoodi, et meie oma raamatut kirjutades ja lugesime ka väga palju erinevaid uuringuid ja tänapäeval ikkagi see, et nii-öelda tippjuhtkond ei ütle, et turundusosakond, teie nüüd tehke või personaliosakond, et vaid ise ikkagist eeskujuga juhivad ja on ise ka aktiivsed, et väga äge. Ja ega selleks ei pea ju tingimata minema kohe sotsiaalmeediasse. Seda saad ju muud moodi ka teha, et kas või mingite esinemistega, olgu selleks ülikool või mõni saade, kas või väike selline kirjanupp kuskil, et selleks on nii palju erinevaid võimalusi, et ei pea kohe seda suurt lõviampsu võib-olla tegema, et väiksed sammud ja küll need suured ampsud ka hakkavad tulema. Ja täpselt, sotsiaalmeedia lihtsalt võimendab, eks ole, et aga neid erinevaid kanaleid ja võimalusi on hästi palju, mida saab kasutada. Aga selle programmi raames, sina oled selle teemaga hästi pikka aega juba kursis olnud, aga sa pisteliselt ka ikkagi olid ju kogu aeg kaasas, et kas sul oli ka midagi uut või midagi, mida sa kõike seda võib-olla teistmoodi läbi mõeldes ka kõrva taha panid? Ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et igal kohtumisel ma õppisin midagi uut. Et kas või lihtsalt see, et kuidas endasse hakata vaatama ja enda seda persooni brändi, kuidas võiks üles ehitada. Et ma pean ausalt üles tunnistama, ei ole lõpuni sellega valmis. Aga loomulikult, et see kindlasti panigi ennast ka mõtlema ja natukene uurima selle teema kohta veel rohkem, saama veel rohkem teadma. Aga jah, iga kord õppisin midagi uut ja mulle väga-väga meeldis see mõte ka, et mis tegelikult iga koolitusega kaasas käis, et ise pead enda brändi kujundama, sest muidu teevad seda sinu eest teised ja nii lihtsalt ongi. Et jah, ma arvan, et eks siin on veel palju-palju tööd teha, aga väiksed sammud, nagu ma ütlesin. Kas te olete mõelnud ka selle peale, et kuidas oma brändisaadikuid nüüd edaspidi ka toetada ja võib-olla hoida neid järje peale, et praegu need on saanud sellist nagu mõnusat hoogu sisse, aga kas te teete midagi teadlikult ka selleks, et nad jätkaks samus vaimus ka näiteks peale jõule? Eks me aeg-ajalt ikka selliseid väikseid üleskutseid juba teeme neile, et näete, kas või sellised pisiasjad, et näete, et siin on näiteks selline üritus, kuhu meid oodatakse žüriisse, kas või selline väike asi, et see teema maha ei langeks, et nad oleksid valmis ka minema niiviisi välja või siis näitame, et
et mis meil pangas toimub, kas nad jagaksid seda äkki, kas see on midagi, mis neid kõnetab, sest kõige tähtsam on see, et me ei taha, et meie saadikud jagaksid midagi jagamise pärast. Sa pead ise uskuma sellesse, mida sa jagad või selles osalema, milles sa tahad päriselt osaleda. Aga jah, et meil on selline saadikute esimese lennugrupp loodud, et ma arvan, et siin paari kuu pärast teeme sellise väikese taaskohtumise, kuidas meil on läinud nii persooni brändi vaatest kui siis ka tööandja brändi vaatest, sest tegelikult meie saadikud aitavad meil ka tööandja brändi teemasid paremaks muuta, järgmistele tasemele viia, et kevadel vaatame, mis meie saadikud selles osas on teinud ja kuhu välja jõudnud. Et kindlasti, kui sa enne küsisid ka, et mida teistmoodi teha, siis ma arvan, et võib-olla see pärast koolitust aega periood võib-olla natukene rohkem läbi mõelda ja neile mingi selline hea tugi pakkuda. Aga ma arvan, et kuna meil koolitus alles paar nädalat tagasi lõppes, et siis on õige aeg härjal sarvist haarata ja see täpne tegevusplaan ka paika panna võib-olla. Ja absoluutselt, et nii nagu sa tegelikult mainisid, et persooni brändinguga ongi seotud hästi palju selliseid imelikke müüte võib-olla, mida meie üritame ka pikali lükata, et üks on see, mis sa enne välja tõid, et sa pead ka olema mingisugune staartöötaja või staartegevjuht, et mis ei vasta üldse tõele, ja teine see, mida sa nüüd just mainisid, et issand, et ma peangi võib-olla jagama mingisugust nõmedat korporatiivpostitust, on ju, et mis ei vasta ka tõele, sellepärast, et esiteks, kui ettevõte teeb selliseid postitusi, siis tõenäoliselt inimesed sellepärast ei jaga, et nad võib-olla ei taha seda sisu jagada, et selles mõttes te olete teinud hästi head tööd ka oma turundusosakonna poole pealt, et need postitused on sellised, et inimesed hea meelega jagavad. Et kui palju teil, ma tean, et paljudel suurtel ettevõtetel on keeruline erinevate osakondade vahel koostööd teha, et kuidas teil nagu personaliosakond ja turundusosakond, kui palju nad selles osas koos teevad? Ja meil on väga tihe koostöö, väga hea koostöö, et ega HR siin ilma turundus- ja kommunikatsiooni osakonnata hakkama ei saaks, et olgu selleks siis saadikute programm, koostöö ülikoolidega, karjäärivessid, et kõike teeme natuke sellise paarisrakendiga, et kes tol hetkel siis selle initsiatiivi võtab või kelle huvi see natukene rohkem on, eks siis see natukene rohkem ka, kuidas ma ütlen, utsitab tagant teist ja küsib abi, aga tõesti, et meil on väga hea koostöö nende kahe tiimi vahel ja üks ei välista kunagi teist, et need teemad on kõik omavahel nii seotud. Aga kuidas sulle tundub, kas brändisaadik ongi selline eliitgrupp ettevõttes, mingid erilised töötajad, keda on siis koolitatud, andnud neile teadmisi või ettevõttes kõik töötajad võiksid olla brändisaadikud ja mida neil oleks selleks vaja? Muidugi, kõik võiksid olla ja selleks mina ise usun, et sa ei pea selleks tingimata seda pikka programmi läbi tegema, et ma arvan, et väga mitmed inimesed, väga paljud inimesed meie seast, meie kolleegide seast on juba sellised brändisaadikud ilma endale teadmata, sest tõesti, kas või see, kui sa ütled oma sõpradele, et kuidas sa oled oma tööandjaga rahul või kas või räägid sellest, kui äge päev sul töö juures oli, sa kujundad ju ettevõtte brändi. Samas, kui sa räägid enda tööandjast halvasti, sa kujundad samuti oma tööandja brändi. Et ma arvan, et kõik meie töötajad on nii või naa saadikud, teavad nad seda või mitte, on nad selles programmis osalenud või mitte. Sa peaks nüüd võtma kokku enda kogemused ja andma ettevõttele, kes mõtleb selle peale, et võiks sellist programmi ka teha, 3 praktilist soovitust, siis millest sa võib-olla soovitaks alustada ja kuidas seda üles ehitada, et sellest võiks olla kõige suurem kasu? Ma arvan, et esimese asjana peab tekkima see vajadus, päriselt tekkima see soov, et sa tahad enda tööandja brändi ja enda inimeste persooni brändi sealhulgas arendada, et sul ongi need teotahtelised inimesed, kes tulevad säravate silmadega sinna koolitusele, et leida need üles. Teiseks leida endale hea koolituspartner,
et see on väga-väga oluline, et meil on turul erinevaid tegijaid, aga tulebki siis vaadata, kes neist kõige paremini sobib sinu ja sinu ettevõtte väärtustega siis, kellega koostöö on kõige parem ja vaadata ja kuulata enda saadikute tagasisidet selle programmi jooksul, et saada aru, mida nad päriselt tahavad ja sellele vastavalt siis oma programmi kas või vajadusel muuta või täiendada, et olla selline reaktiivne, kui vaja. Ja, et te ju tegelikult oma saadikutega ka jooksvalt pidevalt suhtlesite, et sul on kindlasti selles osas ka mingi kokkuvõte, et mis nende jaoks sellised võib-olla suuremad takistused või hirmud või mis sellised teemad neil selle programmi jooksul võib-olla tõusid ette, et kas neid saab ka kuidagi ennetada äkki? Ma ei tea, kas neid ennetada just saab, aga mis need probleemid olid, eks see on igas ühes ju endas kinni, on ju. Et ma arvan, et kõige suurem selline barjäär, kui nii võib öelda, oligi siis see, et mis nüüd mina? Et ma ei ole, nagu sa ütlesid, ma ei ole ju superstar. Keda minu tegemised huvitavad. Et sellest nagu mõtteviisist ülesaamine ja mõtlemine, et aga mina olengi superstar ja see on minu bränd. Mina tahan, et inimesed näeksid seda, mida mina päriselt teen. Et jah, sellest valehäbist võib-olla üle olemine ja samas enda seest nende lugude välja otsimine on teine selline raskem etapp kindlasti saadikute jaoks, et mida siis jagada, kuidas seda jagada, kus seda jagada. Et kui need asjad on selgemad, esimesed sellised postitused võib-olla on juba kuskile märkmikusse kirja pandud, siis tulevad need ülejäänud ka, sest et meil kõigil midagi ikka ju, kui nädala jooksul siis sellist jagamisväärset ei juhtu, siis 1,5 nädala jooksul kindlasti. ja vahel võib-olla juhtubki mitu ägedat asja nädalas, siis ongi aktiivsem nädal, et võib-olla ka see rütmi leidmine on ka selline algul keeruline, et mida ja kui palju ma siis tohin jagada, selles mõttes, et kui palju postitada ja samas siis kuidas postitada, et siin on kindlasti siis ka turundustiim abiks, turundus- ja kommunikatsioonitiim, et milliste mängureeglitega me mängime. Et need on võib-olla need 3 asja, mida ma välja tooksin, et millega ma olen näinud, et meie saadikud on natukene rohkem vaeva näinud, küll aga mulle väga-väga meeldis ühe meie saadiku mõte, et pärast programmi ta avastas, et tal on põhimõtteliselt supervõimed, millest ta ei teadnud, et tal olemas on. Et jah, see ongi see, algul tuled, mõtled, mis nüüd mina, mida mul jagada on ja pärast saad teada, et oledki supervõimetega. Kui igal inimesel on ju supervõimed olemas ja persoonibrändi DNA ongi see, mis teeb meid unikaalseks ja kui me oleme sellest teadlikud, siis teeb meid ka autentsemaks ja ka huvitavamaks teiste jaoks. Aga sa mainisid mängureegleid ja kindlasti meie kuulajad huvitab ka, et millised mängureeglid ja kui reguleeritud see mäng siis teil on, mida kuidas te ütlete oma saadikutele, mida nad võivad jagada ja mida mitte? Et eks neid mängureegleid on erinevaid, aga võib-olla üksikud, mida välja tuua, ongi siis see, et ametisaladusi me ju ometi ei jaga olenemata sellest, kus ettevõttes sa töötad. Et mingid sellised detailsemad asjad tasub võib-olla enda teada jätta, aga ka see, et milliseid pilte kas või postitada ja et kas on okei pildistada uusaastapidu on, küll aga sa pead jälgima ikkagi, et milline sina ise seal pildil oled, millist nii-öelda meeleolu sa edasi annad ja millised on sinu kolleegid seal. Et selline nii-öelda terve mõistuse jälgimine, kui nii võib öelda, on selline kõige-kõige olulisem mängureegel. Ja ma arvan, et see on olenemata ettevõttest, kus sa töötad. Et jah, ma arvan, et need on nagu need asjad, millega on kõige rohkem küsimusi olnud, et millist pilti ma tohin panna ja kui palju ma siis päriselt öelda tohin. Ja taas, kui ise ei tea, siis meie turundus- ja kommunikatsioonitiim aitab, et võib-olla on ka mõned asjad sellised, et mida hetkel veel ei tohi jagada, et selline suurem avalik kommunikatsioon pole ära olnud, aga siis ongi selline hea koostöö jälle kahe osapoole vahel ja siis, kui on see suurem kommunikatsioon ära olnud, siis võid ju julgelt öelda, et jah, mina olin osa sellest projektist ja
ja saad julgelt jagada, on ju. Või et meie ettevõttena tegime midagi väga ägedat. Et need on võib-olla kõige olulisemad. Et siis iga töötaja enne postitamist ikkagi ei pea sulle saatma kooskõlastamiseks postitust? Nähes, kui aktiivsed meie saadikud on, siis ma arvan, et meil oleks vaja eraldi inimest juba selle jaoks, kes hakkaks sotsiaalmeedia postitusi üle lugema. Aga tõesti, et kui on ikkagi mingid sellised kriitilisemad teemad või vahel on kas või see, et algul ei oskagi võib-olla seda postitust niimoodi teha, nagu tahaks. Et siis ma olen alati öelnud, et aga vaatame koos või et mida sa päriselt öelda tahad ja paneme selle plaani siis paika, et sellist abi kindlasti alati saab, et meil neid abimehi jagub. Aga kui me räägime veel korraks sellisest tööriistakastist, et loomulikult meie panime Oleisiaga sellise osa sealt kokku, aga te ju ise tegite ka väga palju, et teil oli pildistamised ja nii edasi, et räägi, kui suur see tööriistakast on, et mida te oma saadikutele siis pakkusite, et nad saaksid selle teemaga tegeleda? Et eks see on see koht jälle, et võiks ju alati rohkem pakkuda, aga tõesti, et erinevad kõik need persoonibrändi teemad erinevatest vaatevinklitest, küll näidete varal, samas meie enda brändi teadlikkuse kasvatamine oli väga suur osa tööriistakastist ja see osa, et mis on siis SEB bränd ja see osa, mida siis seal sotsiaalmeedias teha. Ja tõesti, pildistamised tegime ka ära, et nagu ütlesime juba enne ka, et me tahame, et meie saadikud, kuidas ma nüüd ütlen, et meie saadikud saaksid ka midagi sellest programmist, mitte ainult, et meie tööandjana, et olgu selleks siis ilus pilt või midagi muud. Ja samas ka pakkusime neile siin erinevaid selliseid kuidas ma nüüd ütlen, esinemisvõimalusi võib-olla ülikoolides kas või, et kui midagi ikkagi kuskilt tuleb, küsitakse, et kas keegi saaks panustada, siis kas või majasiseselt, et siis esimesena lähevad minu emailid ja kõned alati meie saadikutele, et olgu selleks kas või siis meie juhtide video podcast, et kus me palusime enda töötajatel siis juhte iseloomustada pildikaartide järgi, et valida sealt pilte ja neid iseloomustada. Siis kaugelt ei pidanud otsima, kohe saadikutele jälle pöördusin nende poole, et jah, ma arvan, et see erinevate võimaluste pakkumine on ka üks osa sellest tööriistakastist. Ja eks seal on veel asju, mida tahaks neile pakkuda ja mine tea, et äkki järgmine aasta pakume ka. Ja, et kui tagasi peegeldada, mida meile ka saadikud tagasi andsid, et tegelikult ma arvan, et seda te kindlasti ei pea sellepärast muretsema, et kas nii-öelda tööandja brändina sai sealt rohkem kui inimesed, sellepärast et ma arvan, et absoluutselt kõik nendest tõid number ühe asjana välja seda, et kui palju SEB tegelikult panustab oma töötajate arengusse ja kui väga nad tegelikult väärtustavad seda, et tegelikult ka persooni brändingu puhul ju väga suur osa on see enda DNA ja selgeks tegemine, et mis nii-öelda su kirg on, miks sa mingeid asju teed ja ütleme, et siis see on kindlasti nende jaoks ka oluline olnud. Tahaks veel tagasi tulla, Kaisi, sinu enda juurde, et me rääkisime nüüd väga põhjalikult SEB-st ja brändisaadikute programmist, aga kuidas sa ütlesid, et sul see persooni bränd ei ole veel päris lõplikult paigas ja me oleme ise näinud, et sa oled ka oluliselt aktiivsemalt ja hakanud sotsiaalmeedias postitama näiteks, et kuidas sa enda jaoks seda võib-olla väärtust defineerid ja küsime viimasel ajal väga paljud erinevad inimeste käest, et kirjeldasid oma sõnadega, et mis asi see persooni bränd on ja milleks ta vajalik on. Et võib-olla ma alustan sellest esimesest küsimusest, mis sa küsisid, et mis mina sellest saanud olen, ongi see, et ükskõik, kus ma olen varem töötanud, siis ma ei ole kunagi nii palju sotsiaalmeedia postitusi teinud selle koha kohta või pole nii palju oma sõpradele sellest rääkinud. Et ma arvan, et see on selline kõige suurem muutus minu jaoks, mis on läbi selle koolituse ja programmi üldse tulnud minu ellu. Et eks algul oli kindlasti see, et
kui palju ma nüüd tohin jagada näiteks Facebookis või Instagramis, ilma et ma enda sõpradele liiga tüütuks muutuksin. Et tuli enda jaoks see kanal võib-olla kõige rohkem välja valida. Aga tõesti, et see on minu jaoks kõige suurem muutus, mis on toimunud. Et see on esimene tööandja, keda ma igale poole julgen postitada ja jagada oma kogemust ja enda igapäevaelu siin ettevõttes. Ja tuleta mulle nüüd palun meelde, mis need ülejäänud 2 küsimust olid. Ma tahtsin küsida su käest, et mis on sinu jaoks siis praegu selline hea persoonibrändi definitsioon, et inimesed, tavainimene saaks sellest aru ja saaks aru ka sellest vajadusest? Ma arvan, et kõige kõnekam minu jaoks ongi see, et see on võimalus näidata välja, kes sa päriselt oled ja kasutada selleks neid kanaleid, kus sa ise tunned ennast kõige mugavamalt. Ja persoonibränd ei pea olema üldse seotud sinu tööeluga. See võib olla kas või see, et sul on väga äge kodu ja sa teed oma kodu, näitad oma kodu ja see kujuneb sinu persoonibrändiks või osaks sinu persoonibrändist. Et sellel on nii palju erinevaid tahke, aga jah, ma arvan, et see ongi eelkõige näita välja, kes sa päriselt oled ja tee seda kasutades neid vahendeid, millest sa tunned ennast mugavalt. Hästi ilus definitsioon, aitäh sulle. Ja. Aga lõpetuseks ma küsiks su käest seda ka, et me oleme nii palju ristküsitlenud sind igasugustel teemadel ja nii põnev on olnud vestelda sinuga, et äkki on midagi, mida me oleme unustanud selle brändisaadikute programmi kohta küsida, aga mida sa tahaks võib-olla jagada meie kuulajatele, et midagi olulist? Ma arvan, et võib-olla mida te ei küsinud, aga ongi see, et kas ma soovitaksin teistele ka, et ma kindlasti soovitan ka teistele ettevõtetele seda teha, et loomulikult millises mahus, igaüks valib ise, et on ju erineva suurusega ettevõtteid ka, aga lihtsalt oma töötajate bränditeadlikkust kasvatada. See on üks asi, mida ma väga-väga soovitan kõikidele. Ja samamoodi siis kõikidele, kes tunnevad, et nad tahaksid oma enda brändi kuidagi arendada, midagi seal muutma hakata, siis kindlasti soovitan sellega hakata tegelema, et millal veel kui mitte nüüd, et uusaasta lubaduste andmise aeg on käes, et võib ju järgmiseks aastaks plaani võtta. Ja nagu meile meeldib öelda, et tuleb alustada kohe väikeste sammudega, et ei tasu oodata, millal see 1. jaanuar tuleb, et täna või homme on ka väga hea aeg, et midagi uut teha. Aga meil on jälle, nagu meil iga kolmapäev on juba kombeks muutunud, et meil on nii põnevad vestlused, et aeg hästi kiiresti saab läbi. Ja ma väga-väga täname sind, Kaisa, et sa tulid. Väga täname ka teid selle eest, et te olete nii ägedat projekti käivitanud ja ma usun, et väga paljude teie töötajate jaoks see on olnud tõesti see hetk, et nad ongi avastanud, et mul on super powerit ja olen tõesti eriline selline, kes ma olen. Aitäh sulle! Aitäh teile! Aitäh minu poolt ka ja kõikidele, kes meid vaatavad. Ütlen veel, et kui te tahate oma brändisaadikute programmi paika panna ja te täiesti juhuslikult sattusite poole pealt seda laivi kuulama, siis kui te lähete YouTube'i ja otsite üles brändnimega Sina kanali, siis te saate ilusti algusest peale kogu selle vestluse ära kuulata, märkmeid teha, ideid paberile panna ja enda programmi samamoodi paika panna. Ja kui te soovite oma persoonibrändiga tegeleda, siis tegelikult lisaks meie vestlusele Kaisaga on seal 35 vestlust tänaseks veel ja neid tuleb iga nädal juurde. Nii et erinevatest valdkondadest, erinevatel teemadel ja neid te saate jooksvalt samamoodi vaadata ja kui meie kuidagi saame kasulikud olla, siis meiega võib ka alati ühendust võtta. Nii et suured tänud teile ja kohtume jälle järgmisel kolmapäeval kell 4. Aitäh! Tšau! Aitäh!